Hei tervitus! Selles videos kutsun sind kaasa kohtuma ühe tõelise meistriga. Lähme Eesti kagunurka Misso taha lausa välja ja seal kohtume Ernst Tibulaga, kes on tõeline puutöömeister. Üldsusele rohkem tuntud võib-olla nime all Sibula Ärni ja tema ettevõtmine Ärni puitkäsitöö on kindlasti väga paljudele tuntud. Ja selles video teises osas räägime rohkem kirvevarre tegemisest. See on samuti väga huvitav teema ja on ju ka kirves väga oluline tööriist läbi aegade olnud ning millised nipid ja teadmised ja tarkused siis on vajalikud, et teha ühte korralikku ja kvaliteetset kirvevart. Nii et lähme uurime ja vaatame seda teemat lähemalt. Kuule, aga millest kirvevarsi tehakse? Mis puidust? See on omaette ooper. Ma siin mõtlesin, et võib-olla mingid õppepäevad, kui viitsib see tütar tegeleda. Mina ei ole elus ühtegi siukesi, nagu kus ma ütlen, ei avaldusi, ei õppepäev või mitte midagi ise organiseerinud, aga ma näitan sulle siin. No loomulikult ma ei hakka tegema, aga ma saan sulle selgitada. Ahah, kasepuu võeti välja. Ta peab ikkagi paku, sa ajad lõhki, mitte ei lõika saega. Näed, et ta on lõhki löödud ju. Jaa. Et jookse, aga ta peab vanem kask olema ikka. Ja võtadki alumise juurest kuni nabani, ütleme niimoodi sobib. Hädaolukorraks, kuni pääni saad teise paku kah, aga kõige parem on ikka see maast. Süda läheb minema, aga nad panevad kirve valesti otsa. See on üks ajalooline kirves, mida ma hoian. Näed sepamärk. Et ma ikka austan neid vana aja. See on mul leitud muidugi. Ja siin ma mõtlesin. Aga vaata, milles on asi. Nemad panevad kirve kas siis niimoodi koore suhtes või niimoodi. Raiuvad selle kirvevarre välja. Kas sa said aru, millest ma... Aga õieti on vaja niimoodi panna. Puukiud või need aastarõngad jookseks kirveteraga ühte. Nüüd tekib see serviti, nagu Siil ütles. Jagad matsu. Just. Selle peale nagu need tegijad ei ole tulnud. Nad mõtlevad, et oi, nüüd ma teen, nüüd saan pappi. Aga nad ei teagi, et nad teevadki suvalt nagu need, ma ei räägigi üldse nendest treitud või kus nad on. Aga kui käsitsi teha, sa pead kirve niimoodi panema. Ja siis aastarõngad, siia tekib mitu aasta. Ja siis, nagu muinasjutus oli Siilud, et löö serviti, siis ei lähe katki. Põhimõtteliselt mingist saematerialist on seda väga keeruline teha. Sa ei tea enam, mis puidu kohast ta saetud on. Saematerjali, seal jooksevad üldse kiud. Seal võivad vittu joosta. Sul peab ikka olema kask, näed, mis ikkagi niimoodi. Ikkagi kirvega nagu küttepuid lõhutakse. Nagu küttepuid, halupuust. Halupuust, jah. Aga sa pead kirve niimoodi otsa panema, siis ta peab sul ikka mitu korda elu koosnebki väikestest asjadest, tegelikult lihtne väikene asi. Aga keegi nagu ei omasta sellele tähelepanu enam. As need ongi need vana aja tarkused. Seda sain ma võib-olla, ega ma enam mäleta 10-aastaselt juba oma vanaisalt teada. Mõtlen, kas sul on, milline see kuju õige on? Kirvevarre kuju. Ei, ma ei ole. Ma võin omasid. Kas sul on, kas seal on ka mingi spetsiifika? Ei ole. Minu jaoks, et ta tööd teeks. Ma võtan oma... Mul on lõhkumiskirves, on vist siin taga puupuuris. Näed siin? Siin on need. Üks kirves on sul siin, kuule. Ta on nii vindse, et ta ei löö tükki ja ta ei löö siit juppideks. Kui sa treiad või nagu nad on... Poekirves, siin oli juhus. Kui ta oleks kiud teistpidi jooksnud vales suunas, oleks ta lõhki löönud.
loomulikult noh. Ja siin on see, no see on nüüd jah, natukene Paidest välja. See läkski mul juba, kui ma otsa panin, siis vandusin ja ütlesin, et endale tegin, et siis võib ise ennast sõima. Ma ei tea, kas sellel nüüd on või? Sellel läheb enam. Vaata, ta peab olema ikkagi, kus ma ütlen, otsa, laasimiskirvele peab jooksma nagu otsa, lõppu. Kui sa laasid, näed, ma endine metsavaht oli. Sa mõtled, kui sa paned ta maha, jah? Kui, no see on kaares. See kaare, see peab jooksma. Et kui vaatad, ta tuleb siia. Just, paneme niimoodi. Jah. Siis on sul kerge, ta lõikab seda laasimise all oksa nagu läbi paremini tema vaevaga. Selle tera kuju on siukse kaare kujuga. No selle kirvega nägin ma palju vaeva, vaata seda värvi, tead mis ma sellega, ma sain selle kirve ostast, Rootsi kirvest, ma olen tähele pannud, mul on paar tükki, on sihuke silm vanadel, 1904 sihuke. See ostas müüdi, ühtegi märki näha ei ole, aga pilt on sellest silmast. Mida ma mõtlen, kuradi sadan Rootsi kirves raiske, maru odav ka. Ma ütlesin perenaisele, tol on ostas sulle kasutada. Ma ostan ära selle. Ma ostsin selle kirve ära, puhastasin ta ära ilusti joos. Mitte ühtegi embleemi välja ei tule, mitte kusagilt ei tule. Ise imestan, et noh, Rootsi, see tera, kus ta on Rootsi tera? Näed. No sellel on veel tagant nii, aga mul on, see on kah, siin on märk kusagil, ma panen prillid ette. See on, kui ma nüüd, või on Saksa oma see, vaata. Viibelau. See on Saksa positsioonilt, teise maailmasõja Saksa positsioonilt saadud. Mul läheb ka juba meelest ära, kui nii palju ma ütlesin. Okei, ma räägin sellest. Ja siis ma puhastasin ära, panin varde, hakkan siin samas. Mul oli männi puu, hakkasin ühte oksa lööma, nagu oksa lein. Ja kohe kuidagi ja teral kohe, tera 2 korra, saad aru? Nii pehme, et männi oksa ta ära ei löönud. Ma võtsin tolle esimesest varrest üldse ära ta. Ise mõtlen, et kõigest saab asja. Minu mõistus ütleb, et senimaani on kõigest asja saanud. Puhastasin uuesti ära, siin samas ahjus tegin talle siis uue karastuse. Lasid kuumaks. Näed, siin on veel karastusjäljed. No näed, mis see on näha ju. Siuke slakk või kus ma ütlen. Ajasin punaseks nagu seppa. Tegin ta uue karastuse, lükkasin õli sisse. Aga kas ainult serva või? Lükkasid õli sisse? Kusagil nii palju. Nii palju. Rohkem, et las see jääb pehmeks. Teritasin ära, ma ei tea nüüd ta mul. Ma siin kõrvast raiun kasutangi teda. Mul on nii palju kirveid, et otseselt teda nagu vajagi ei ole. Aga ta võtab nagu, kus ma ütlen, maru hea teraga tegelikult. Kui ta näed tõrvastki võtab, lõikab. Raiusin oksa. Mitte midagi nagu silett. Ja kes ütleb, et peab vana metalli viskama, ei pea viskama. Peab hoopis pliidi alla viskama. Pliidi alla viskama, sa hästi ütled. Jaa, igal asjal oma et sellepärast, et mul on ju kõik oma tehtud peitlid. Kui tööriistadest rääkides, ma nägin su nimelist nuga. Kas selline on kõige parem vestmisnuga? Ole, kui suuri asju sa võtad, vaata siin. Ütleme, kui tahad endale sellist universaalset nuga, millega puidu kallal nokitseda ja 1,2 teha. Viimasel ajal ma kasutan seda kõige rohkem. See roju ma tegin Vene truspa sarvevedus, seal on siuke nii pikk all lapik.
Aga miks sa sellest tegid? Selle ma tean, et ta on vedru, mis talvel tavaliselt vanasti Vene ajal katki läks. Kui katki läheb, siis ta on kurat terasest tehtud, ma jäin mõtlema, et ma katsetan. Mul polegi nii teravat nuga veel olnud. Kõva materjal. Ei no ma ikkagi pidin uuesti, et kui sa töötled, sa pead uuesti nagu karastama, ikkagi kõik käib mul. Ikka karastasid üle? Ikka karastasin üle. Aga noh, siis lased natu tagasi ja see on super nuga. Väike, aga ta ongi mul siuke, ma ei tea, käe järgi. Näed, sellel on ka ikkagi ussikene. Sa kohe pead silmad pähe tegema, jah? Jaa. Nii ta on, jaa. Loodan, et sulle video meeldis ja said sellest videost nii mõnegi põneva mõtte ja nipi ja et oli huvitav vaatamine. Ja kui sa soovid Ärni tegemiste kohta rohkem infot saada, siis külasta tema Facebooki lehte Ärni puitkäsitöö ja seal on rohkelt infot tema tegemiste ja toimetamiste kohta. Ja loomulikult, kui sa soovid vikatikraami kohta rohkem infot või endale ühte korralikku head vikatit või siis vikati või niitmise varustust, siis külasta vikatimeister.ee kodulehte või tule see sammu Viljandis Vikatimeistri stuudiosse koha peale ja siin on sul võimalik tutvuda, vaadata, katsuda neid samasid Ärni tehtud löösid, käepidemeid, panjardeid, näsasid, päkkasid, heal lapsel palju nimesid. Ja siis kui mõim loomulikult muud vikatikraami, mis siin kõik katsumiseks, vaatamiseks väljas on. Nii et mina tänan vaatamast ja siis uute kohtumisteni. Tšau!